Aga aitäh Tõnisele jah, et aeg surub takka, lähme kiiresti edasi. Mina kahjuks ei saa teile nii palju liikuvat pilti näidata nagu Tõnisto tegi, sellepärast et mina räägin nii värskest tooteversioonist, mida tegelikult pole veel väljaski. Aga mõned demod olen sisse ikkagi pikkinud, et mida on tegelikult juba ka praegu võimalik näidata. Ehk siis Arcis Enterprise, et kes esimest korda kuuleb seda sõna, siis lühidalt, et see on siis terviklik geoinfosüsteem, Arcisi geoinfosüsteem, mida te saate paigaldada oma serverile. See oma server pole füüsiliselt teie majas või kuskil pilveserveril nii-öelda, kuhu te pääsete ligi, mida te saate hallata. Et vastandiks on siis Arcis Online ehk pilveteenused, te lähete kõik oma andmed kusagile pilve, teete seal oma rakenduse. Et tänases kontekstis me räägime siis Arcis Enterprise'i uuendustest. Ja tooteversioonidega oleme hetkel siis sealmaal, et eelmise aasta lõpust on väljas 11.4, mis on lühikese toote toega versioon, ehk siis 3-aastase toega. Siis nii kaua tulevad uuendused, parandused ja kõik see. Nüüd 11.5, millest me täna ka räägime, tuleb kohe välja. Tegelikult beta tuli just välja või release candidate. Selle kuu jooksul tuleb 11.5 välja. Ja see on siis esimene selline põhiversioon, kuhu ma soovitaks teil nüüd üle minna. Võib-olla mitte kohe maist juunist, et natuke oodata, et võib-olla mõni viga, mida parandab Esri ära veel või midagi sellist. Aga see on 6-aastase toega versioon, et seda kannatab nagu pikalt kasutada. Ja see eelneb ka siis päris uuele 12 versioonile, kus on suuremad muudatused. Et siis te saate 11.5 peale ennast ette valmistada selleks. Aga räägime siis uuendustest endist ka, et nagu te nägite, siis 11.4 tegelikult tuli välja eelmise aasta lõpus juba, et lihtsalt meeldetuletuseks, et me ei ole neist rääkinud oma konverentsi, et mis seal uut oli. Siis uuendatud kasutajatüübid, nagu mäletate, eile Tõnis ka näitas, et need on natukene ümber nimetatud, natuke teistmoodi. Et kui lähed uuele versioonile, ärge ära ematage, kõik funktsionaalsused on ikka alles, nimetus on natuke teisiti. Kui peaks olema vajadus muuta portaali avalikku URL-i, on teil näiteks gistartu.lv.ee, aga tahate panna gistartu.ee. Ennem seda ei olnud võimalik olemas oleval portaalil teha. Tuli teha uus üldse portaal, uus server, uus juurutus. Siis nüüd on võimalik avalikku URL-i muuta, seda lõppkasutaja URL-i, mis siis, kust lõppkasutaja saab teie portaalile ligi, siis veebibrauseri kaudu, nutirakenduse kaudu, kõik veebirakendused ja nii edasi. 11.4 kadus ära Arcis litsensiserveri nõue. Litsensiserveri asemel on portal, et seda eraldi komponenti ei ole kõhu alla vaja. Portalist saab hallata Arcisi litsentse portali kasutajaliidesest. Auditeerimise logi, see tähendab, et kui teil on vajadus, küsitakse nõuded, tänapäeval tehtakse igasugused sertifitseerimisi, turvateste, et teil on vaja teada, kes kuhu millal ligi pääses, mis on nii-öelda mingi teenuste kasutatavus, siis alates 11.4, täiendatult ka 11.5 on nüüd teil mõistlik minna otsima sellise märksõna alusel nagu audit logs, et see info on kõhu all olemas, te saate need väljavõtted kätte. Kes, millal, kui palju kasutas teie Arcis serveri teenuseid. Uuendatud baasinstallatsiooni definitsioon võib-olla läheb natuke detailseks, aga põhimõtteliselt Arcis Data Store'is on kõhu all muutused. Ma ei hakka detailidesse laskuma, kellel on selle kohta küsimusi, tulgu minu käest ma selgitan. Ja samuti siis metainfoga tegeleb praegu Esri, et sisu klassifitseerimine, märksõnad. Administraator saab määrata ära, milliseid märksõnu saab kasutada ja siis kasutajad saavad need oma sisule valida. Et ei läheks selliseks segaseks salatiks, et igaüks paneb oma kujul neid märksõnu ja lõpuks on ühte märksõna nagu 5-6 erineval kujul sinna sidestatud. Et on võimalik siis väga mugavalt ja samas loogiliselt, funktsionaalselt see klassifikatsioonid ära, et sisu oleks paremini lõppkokkuvõttes kasutajale leitav siis. See oli sellest, mis tegelikult aasta lõpus juba oli olemas. Aga nüüd räägime sellest, mida te saate juba sellest kuust alates endale tegelikult juurutama hakata ja kasutusele võtta. Kellega igaks juhuks.
ehk siin on ka rollipõhiselt, et IT-administraatorite rollile, mis on uut nagu ArcGIS Enterprise 11.5. Erinevad logid siis, nagu me juba rääkisime, erinevad logid, et mitte ainult teenuste kasutamise logi, vaid erinevad sündmused, ligipääsud, keegi logis sisse üldse näiteks portaali või kõike sellist on võimalik välja võtta, et on selline standardne ilus JSON fail, mida loevad siis teie IT-administraatorite erinevad infosüsteemid, et nad saavad keskesse infosüsteemi selle kokku võtta. ArcGIS Datastore, me palju kasutame seda, siis see saab ühe huvitav uue tööriista nagu Maintain Datastore, et lihtsalt, ma olen ta siia slaidile pannud, kunagi vaatate, loete üle, teksti on ka selgitud rohkem, et hiljem on teil hea nagu lugeda seda, võimaldab kettapinda kokku hoida, et kunagi saad näete, et teie kettapind hakkab ArcGIS serverile täis saama, kasutage Maintain Datastore tööriista. Kas ju kui palju ta siis vähendab teie, tekitab juurde kettaruumi teile, oleneb juba konkreetsest juurutusest. Üks lihtne asi, aga selline about-leht, et kui lähete seadetesse, kes administraatoritesse oma portaali seadetesse, siis siit saab väärtuslikku lisainfot. Et kui teil endal ei ole tihti lugu võimalik logida sisse oma serverisse remote desktopiga, teil ei ole sinna õiguseid antud IT poolt, siis siit saate te baasinfo kätte, a la RAM ja tuumad ja kõik selline tehniline informatsioon, mida ennem siis oli võimalik ainult serverisse sisse logides saada. Et selline uus leht, kui saate uue Enterprise'i, minge uurige järgi. Ja siin on siis juttu sellest ka, mida ma korra juba mainisin, et teenuste põhiselt, kasutaja põhiselt, kes, millal, millele juurde pääses, kui palju ta seda kasutas. Sellised aruandeid saab nüüd teha 11.5. GIS administraatoritele veel, ehk siis kustutuskaitse täiustused, ennem millegi pärast oli võimalik määrata ühele objektile korraga kustutuskaitset, nüüd saate võtta terve grupi sisu, kõik oma sisu ja määrata kõigele korraga, et seda ei saaks ühe nupule vajutusega kustutada. Et selline lihtne, aga vajalik asi. Ja samuti on siis portaalis nii-öelda selle litsentsi serveri funktsionaalsus, mis ennem oli, et teil on võimalik seadistada portaali kaudu võrguühenduseta ArcGIS Pro litsentside kasutus. Ta saab selle välitööle välja võtta. Selle seadistamine käib siis ArcGIS portaalist nüüd. Siis selline tähtis punkt ehk ArcGIS Enterprise 12.0 tuleb aasta lõpus, november näiteks võiks tulla. Alates sellest ei saa kasutada ArcGIS Web Builderit ja Map Viewer Classic kaarti ja veel erinevaid vanu malle ka. Ehk siis 11.5 versioon on see, kus te vaatate üle, revideerite ära, auditeerite ära, mis teil on seal vanadel versioonidel, mida te tahate üle tuua, mida ei taha üle tuua. Et alates 12.0 on ainult Experience Builder ja uus kaardivaatur. Selline tähtis punkt. Süvapamõdelid, kes kasutab, siis sellele teadmiseks neid on võimalik ArcGIS Enterprise'i omale laadida. Te leiate Living Atlasest sobiva süvapamudeli, objektide tuvastamine ortofotolt näiteks. Kõigile vajalik tegevus. Siis uuendusena on võimalik ka neid värskendada. Tihti lugu ArcGIS Living Atlases on värskenduvad, need muutuvad paremaks, funktsionaalsemaks, efektiivsemaks. Leiavad täpsemini teie objekte. Et siis funktsionaalsus on, et mingi aeg-ajalt kontrollige, et kas teie mudelile on uusi versioone tulnud. Natuke metainfost veel, et nüüd otsingud otsivad ka alamkihtide metainfost. Ehk julgustan teil täitma mitte ainult teenuse enda kirjeldust, märksõnu, neid tag'e, vaid ka alamkihte, siis saate ära nii-öelda klassifitseerida, selle sisu kirjeldada ja kõik see tuleb siis ka otsingutes kenasti välja. Kaardivaatur areneb, et kui miks minna uuele versioonile üle ArcGIS Enterprise'is, te tahate rohkem funktsioone saada ja pidevalt tuleb uusi võimalusi kaardivaatorisse ehk sinna webmappi, kus te loote oma kaarti, veebikaarti. Animeeritud sümbolid, nähtuste mallid, siis feature templates, et kui keegi hakkab sisestama punkti, siis teil on juba defineeritud ära, et see on sellise värvusega, selliste väikeväärtustega ja nii edasi.
ja redigeerimise täiustused, et kui ennem on olnud seal puudusi või vähe funktsioone, et kuidas andmeid redigeerida kaardi peal, siis hulk nurgad, jooned, kõik erinevad uued tööriistad tulevad ka kaasa. See on üks baasasi, miks uuendada versiooni, et saada uusi funktsionaalsusi. 3D-s sama jutt. Scenivaator 3D-s, kaarti loomine, ei hakka detailisse laskuma, hiljem saate slaidilt lugeda, aga samuti on olulisi uusi täiendusi ka 3D Scenivaatoris, et neid 3D rakendusi luua. Väike demo ka, see võib-olla on ka pigem selline kasulik nurk, nipinurk, et geosildiga fotod, kuidas neid publitseerida. Et see on nüüd 11.5 on uus, aga tegelikult Arkis Online'is on see praegu juba olemas, sedatu ma saan seda Arkis Online'is peal näidata teile, saate online'is teha, aga 11.5 saate ka teha oma portaalis. Ehk ma võtan uus üksus ja nüüd hakkame vaatama mu hiljutisi reisipilte, kust ma just eelmine nädal tulin. Ehk mul on lihtsalt siis zipitud faile. Ma ütlen, et lae pildid üles, tee teenus, need on asukohtadega fotod edasi. Ütlen, et need on, praegu pole nimel vahet, paneme niimoodi. Hakkas ta tegema, nüüd läheb mõni sekund aega ja võin lihtsalt näidata, et kui ma selle lahti klikin, siis mul on lihtsalt fotod tavaliselt telefoniga tehtud. Kõik teie tavalised telefonid teevad asukohaga, kui te selle lubanud, aga vaikimisi nimest on see lubatud, teevad asukohaga pildi. Mina nüüd näitan reisipilte, aga loomulikult on sellel ka praktilisemad väärtused, ükskõik mis inspektsioone te teete, mida te väljas kaardistate, teil on võimalik sellise ühe lihtsa liigutusega, kui ma tegin, et võtta ja lohista kaardile, siis teha kohe kaarditeenus ja edasi siis selle rakenduses ka nii-öelda vormida endale. Nii et vaatame, kaugel ta nüüd on, natuke võtab juba kaua aega, võiks juba tegelikult tulla. Staatuse kontrollimine, teenuse avaldamine, toimetab, et ta tegelikult taustal laadis ka pildid ülesse, siis ta tegi meile punktide kaardi teenuse ja siis ta lisas nendele punktidele siis manuseks kõik need meie pildid sinna. Ja edasi me saaks toimetada siis, et lisada sinna erinevaid välju, kui me midagi inspekteerime, saame mõned staatused lisada või isikud või muud sellised olulised meile parameetrid, aga nii on. Jaa, küsi, hea koht. Hetkel nad liiguvad, jah, põhimõtteliselt liiguks Enterprise'i puhul data story. Aga sa võid originaalit siis ikkagi ära uurida? Jah, originaali enam pole vaja siis. Ta praegu laeb nad küll üles, selle image collection on selle ingliskeelne nimi, mis objektid sinna tekitab, aga jah. No tundub, et ta praegu ei taha koostööd teha, ta tegelikult tegi mul ilusti ennem ära siin 30 sekundiga, aga mul on see tulemus tegelikult siin olemas, siin on näha image collection, selle võib ära eemaldada, et feature siis layer on see objekt ja me saame seda lihtsalt siis kaardil vaadata ja tulemused on ka tulevad. Jah, tõepoolest, vaatame, kuidas ta siis välja näeb. Pariis ja Brüssel olid siin asukohad. No. Ja siin on näha siis, et kui muidu Brüsseli sümbol on eks pissiv poiss, siis tegelikult infoks teile, et seal on ka pissiv tüdruk ja paljud ei tea, et ka pissiv koer on seal olemas. Et soovitan minna, paar päeva kindlasti on seal väga meelelaudsed ikka tore olla. Nii, vaatame veel, aeg kisub siin kiireks, et notebook server lihtsalt, kes kasutab, siis seal on üks uus, minu meelest väga kihvt funktsionaalsus. Notebook server on selline asi, mis võimaldab teil oma Python skripte käivitada oma Enterprise'is nii-öelda veebikeskkonna kaudu. Te kirjutate skripti, põhimõtteliselt on see mingi töövoog näiteks Pythonis isegi ja see saab käivitada. Ja nüüd on võimalik siis seda automaatselt käivitada, et kui Enterprise'is juhtub mingi tegevus, mingi triggerdatakse midagi, keegi midagi lisab, keegi midagi kustutab, eemaldab, muudab, siis teil on võimalik automaatselt oma Pythoni notebook käivitada ja siis selle põhjal tehakse mingid kalkulatsioonid edasi. Tuleb mingi uus info, teil on pikk ja korralik analüüs, te saate kohe, kui uus info laekub, selle analüüsi käivitada. Et 11.5 kasutada.
Experience Builderi uuendused, jälle üks kindel asi, miks Enterprise'i uuendada. Te saate uue Experience Builderi versiooni endale kaasa. Tema ei hakka praegu näitama, aga põhimõtteliselt mu demo oli sama, mida Ivo eile näitas ka meil plenaaril, et te saate ühe nupula vajutusega sisse lülitada Express moodi ehk sellise lihtsa kaardi loomise viisi, mis sarnaneb Web-App Builderi kasutajaliidesele. Et kui te hakkate rakendusi üle viima Experience Builderi, siis ma soovitan seda Express moodi proovida kindlasti järgi. Et seal on kõik baasfunktsionaalsused olemas ja enamus rakendusi saab sellega üle viia. Ja alla on kirjutatud ka mul siin, et kell 11.50 saab selle kohta rohkem infot. Iva ettekanne peaks siis sellel ajal olema. Ja Web-editor uuendused. Et Web-editor on siis selline keskkond, mis ka praegu väga aktiivselt areneb. Aga see on põhjus, miks uuendada. Et ta on mõeldud selliseks veebipõhiseks andmete redigeerimiseks, nagu põhimõtteliselt Arcis Pro veebis. No loomulikult ta veel ei ole nii funktsionaalne ja on ikkagi lapsekingades, aga ta liigub sinna poole. Et kui teil on nagu lihtsamad töötlusi vaja veebipõhiselt teha, see ei soovi kõigile anda Arcis Prod kätte, eks, et on sellised baasredigeerimise vajadused, siis Web-editor on see üks viis, mida kasutada veebis. Küsin, et kas see peaks asendama siis Web-App Build või ütleme siis Experience Builderis siis edit tööriista? Pigem mitte. Ma arvaks, et Experience Builderisse jääb ka ikkagi see funktsioon. No, praegu ta on väga nagu kohitsetud. Jah, ta on kohitsetud, siin on funktsionaalsem see, aga ma eeldan tegelikult, et järgmises versioonidest nad ühildavad ära, et see funktsioonid, mis siia luuakse, tulevad mingil kujul ka ikkagi Experience Builderisse. Et saab ka teha nii-öelda neid paremaid, funktsionaalsemaid redigeerimistöövoogusid. Kas see on ka eraldi litsenseeritud? Seal oli mingi litsentsinõue, Tõnis, sa mäletad peast praegu öelda, mingi tase oli. Creatori staatus on minu arust. Creatorit oli vaja selleks, jah. Aga see on, kui sul on Pro põhimõtteliselt, siis on ta juba automaatselt. Siis on olemas, jah. Et rohkem selleks nagu lisaks ei ole. Et seal oli lihtsalt vanemates versioonides oli, kui Enterprise'il oli mingid nüansse natukene, aga uuemates on ta Creator. Et ma saan avada siin Web-editoris oma projekti Webmapi, kus ma olen defineeritud ära, et mis andmed mul seal on, mis kujul nad on, kuidas nad välja paistavad. Et siin näiteks on sellised fiktiivsed Saue linna reklaamtahvrid, reklaampostid. Ja üks uus võimalus on siis, et kui me vaatame, mis info meil iseenesest siin praegu on. Nii, siin on siis üks moment. Saame valida selle, vaadata atribuute, et Vanamõisa laat oli eelmine nädalavahetus, see sai läbi nii-öelda, ja siis ühe uue funktsionaalsusena on meil võimalik määrata ära, et ma võtan selektsiooni selle tööriista atribuutide hulgi muutmine, et nendele 3 reklaamtahvlile, et Vanamõisa laat enam ei ole, et nüüd hakkame Jaani tuld ootama, et just ametid esinema tulema. Ja salvesta. Ja ongi, ja niimoodi võime nagu 100 objekte korraga ära muuta, lihtsalt siis ühele kirjutades. Nüüd need 3 objekti omavad siis nii-öelda seda väärtust Jaani tuli. Aga ka geomeetrias on siis uuendusi erinevaid sisse tulnud. Nii, vaatame veel. Me oleme praegu 3 minutit tähest maas, mida ma saan viiresti veel mainida. Dashboardides ehk siis töölaudades tuleb täiendusi pidevalt juurde, kui te Arcis Enterprise uuendate. Näiteks siin pildi peal on ka 2-teljelised diagrammid. Et üks selline viis, kuidas saate diagrammiga veelgi enam siis infot välja peegeldada samas ruumi kokku hoides. Field Maps, välitöö, kui te kasutate Arcis Enterprise'iga koos välitöö rakendusi, siis samamoodi tuleb siia palju erinevaid uusi võimalusi. Näiteks siin on need mallid, te saate neid malle sealt uuest map viewerist omale siia andmekogumiseks defineerida. Uued rakendused tulevad 11.5. 3D-ga tegelete, otsige Observer nimelist. Meelega ma igaks juhuks inglise keele, et vahest eesti keeles võib-olla läheb see info muidu kaduma. Kui te soovite erinevaid veebikaartide asukoha mõttes, aja mõttes võrrelda, on uus
siis rakendus Compare ja kui te soovite olete rannikul kusagil jõe ääres, siis on võimalik ka veevooluteenust kasutada Euroopa ilmaennustuse keskuse poolt ja selline mall on ka, mida te saate katsetada ja vaadata, mis tulemusi ta teile annab. Ja kaardilood. Kasutate kaardilogosid, taaskord uued võimalused, rohkem variante, paindlikumalt läheneda ja nii ongi. Aitäh!